Tere tulemast tänasesse mõtisklusse. Oled sa kunagi tundnud, et sinu panus ühiskonnaellu on väga väike ja sul puuduvad ka vahendid, et midagi selles maailmas muuta? Täna vaatame üht piibli kõige lühemat lugu, mis mahub lausa ühte ainsasse salmi ja ometi on sellessegi peidetud Jumala plaan ja vägi. Tegemist on siis kohtumõistete raamatu 3. peatükiga ja 21. salmiga. Ja siin on nõnda kirjas. Ja tema järel tuli Samgar, Anati poeg, ja see lõi härja astlaga vilistidest maha 600 meest. Temagi päästis Iisraeli. Aamen. See on üks ainus salm ja see ainus salm võib muuta meiegi vaadet elule ja oma kutsumusele. Kellest siin jutt on? Kes too Samgar siis oli? Samgar ei olnud tüüpiline kangelane, isegi ta nimi pole juutliku päritolu. Arvatakse, et see nimi on uriitlik ja tähendab lihtsalt võõrast. Veelgi enam ka tema isa nimi Anat pärineb Kaanani sõja ja viljakusjumaluselt. Tähendab, Samgar pärineb keskkonnast, kus Iisraeli usulised traditsioonid polnud eriti säilinud. Niisiis ta tuli nii-öelda ilmalikust perekonnast. Ometi valis Jumal just tema. Jumal ei otsi alati ideaalseid inimesi. Kui Otniel oli õilsast perest ja Ehud kaval taktik, siis Samgar oli lihtne talupoeg. Seega Jumal kasutab väga erinevaid inimesi. Ka sina võid kuuluda nende valitute hulka. Samgar alustab oma missiooni sealt, kus ta parajasti viibis. Ta ei oodanud kuninglikku kutset ega vajanud sõjaväelist väljaõpet. Ta tegi oma igapäevast tööd, kui vaenlane ründas. Vahel me ootame õiget aega, kui on rohkem raha, rohkem üldse aega või parem tervis, kuid Samgari lugu õpetab, et sinu kutsumus algab täna just selles olukorras, kus sa parajasti oled. Samgar nägi vajadust ja tegutses sellest lähtuvalt. Ta ei olnud kaval diplomaat nagu Ehud, tema kangelastegu sündis hetke inspiratsioonist. Teiseks Samgar kasutas seda, mis ta parajasti kätte juhtus. Tal polnud mõõka ega kilpi, tal oli äriastel. See oli umbes 2,5 meetrine raske tammepuust teivas, mille ühes otsas oli metallist teravik ärgade ajamiseks ja teises metallist labidake adra puhastamiseks. See oli tavaline tööriist, mitte relv. Jumal ei küsi ainult seda, mida sul pole. Ta räägib ja küsib, ütleb, et aga mis sul käes on? Moosesel oli karjase kepp, Taavetil lingupael, Samgaril äriastel. Mis on sinu tööriistad, mida sa valdad? Kui sa annad oma vahendid ja oskused Jumala kätte, muutuvad need võitvateks relvadeks. Samgar tundis oma tööriista ja usaldas seda. Kas sina kasutad seda äriastelt, mis Jumal sulle on usaldanud? Olgu selleks siis oskus Exceli tabelit koostada, külalislahkus või palve. Kolmas ja kõige olulisem moment sellest loos seisneb selles, et võit kuulub Jumalale. Üks mees 600 vilisti vastu tundub inimlikult ebavõrdne ja lausa mõttetu võitlusena. Kuid pühakiri rõhutab, et temagi päästis Iisraeli. See tähendab, et Jumal oli
temaga. Me tunneme end sageli vähemuses olevatena, probleemid on liiga suured, majandus on ebakindel või vaimne surve väljakannatamatu, kuid üksik koos Jumalaga on alati enamuses. Prohvet Jesaja ütleb, kes ootavad issandat, saavad uut rammu. Sõna-sõnalt nad vahetavad oma jõu Jumala jõu vastu. Samgar usaldas Jumalat ja see usaldus ongi mõõdupuu, millega me kõik võime meid ümbritsevatele muredele vastu astuda. Kui sa Jumalat usaldad, siis sinu nõrkus ei ole Jumalale probleemiks. Niisiis ära oota ideaalseid tingimusi, ära vabanda vahendite puudumisega ja usalda tulemused Jumala hoolde. Sa ei pea tundma ennast kangelasena, vaid märkama äriastelt oma käes ning usaldama Jumala juhtimist. Tema annab võidu. Ja sõber, järgmine kord räägime Deborast ja Barakist. Suur tänu kaasa mõtlemast, kohtumiseni!